Tere, head kuulajad, et kõik ausalt ära rääkida. Pean alustama sellest, et mõni aasta tagasi väike rühm, kuidas seda nüüd öelda, õhinarühm Tartu Ülikooli õppejõude otsustas kirjutada uue õpiku, evolutsiooniõpiku, ja mind siis kutsuti sinna appi seda toimetama. Muidugi koheselt see tekitas palju küsimusi, just tänapäevale omaseid küsimusi, et milleks meile uus õpik, kui on olemas juba 1000 väga head ingliskeelset õpikut ja neist 100 eriti head. Ja teiseks, et tehisaru siis suudab ju ometigi teha ingliskeelsest õpikust vajalikul keerukustasemel ja vajalikus pikkuses kokkuvõtteid eesti keeles või mis iganes muus peaaegu keeles. Ja sealt omakorda siis mõte läks edasi, et kui nüüd see tudeng loeb seda ingliskeelset või seda vastset eestikeelset õpikut, et mille poolest just see õpik teda teeb rikkamaks kui see, et ta loeks nüüd ingliskeelset või tõlgitud õppekirjandust. Ja omakorda siis mõte liikus sellele, et mis üldse üks tudeng teadmistega tänapäeval peale hakkab, mis ta hakkab tegema pärast seda, kui ta ülikoolist lahkub, mismoodi ta seda maailma hakkab paremaks või halvemaks muutma. Ja muidugi siis tuli omakorda pähe küsimus, et milleks üldse teadust tehakse. Et mis on see teaduse roll tänapäeval ja siis, kuna mina olen erialalt bioloog, aga mitte ainult sel põhjusel, ma lahkan siis selliseid küsimusi läbi evolutsiooni ja bioloogia prisma. Ja siin slaidil siis illustratsiooniks esimeseks on siis Charles Darwini oma käega joonistatud evolutsiooni fülogeneesi puu, mis siis võiks olla tema märkmikust, mis siis võiks olla võib-olla maailma esimene fülogeneesi puu joonis, vähemalt teaduslikus kontekstis. Ja illustratsiooniks siis õpik sellest ajast, kui mina ülikoolis õppisin, see oli 90-ndatel möödunud sajandil Henni Kallaku sulest. Ja tõepoolest päris häid gümnaasiumiõpikuid on olemas, aga nüüd sellist korralikku kaalukat kõrgkooli õpikut evolutsiooni alal otseselt ei ole. Ja see küsimus on siis õhus, et kas ja mis kujul oleks seda vaja, aga lähme siis kohe laiemaks, et räägime teadusest üldiselt, et kuni üsna viimase ajani ei olnud üldse ju mingisugust küsimustki, et oli asi lihtne, et teadus annab inimesele uusi teadmisi maailma kohta ja nende teadmiste abil saab inimene muuta siis maailma mõnusamaks ja tõhusamaks paigaks, kus ta ennast paremini tunneks. Ja selle iseenesest mõistetava teaduse mudeli sees on siis omakorda minu meelest, ma ei tea, kas keegi teine on veel niiviisi jaotanud, aga minu meelest on kaks alammudelit, mida see teadus ennast kujutab, millistel ajenditel seda tehakse. Siis siin teie poolt vaadates vasakpoolne siis kujutab ajendit, mida ma nimetaks kasu rahvamajandusele ja jutumärkides meenutades siis Vene okupatsiooni aega. Aga eks selline mõtlemine on ju palju pikema ajalooga. Et just, et teadus peab siis vastama konkreetsetele küsimustele, kuidas inimene ennast siin maailmas paremini tunneks ja enamasti lähtuvalt inimese lühiajalisusest või efemeersusest
vähemasti lääne kultuuris vaadatakse just lühiajalist kasu, ütleme aastate või aastakümnete lõikes. Ja parempoolne slaid siis kujutab teist mudelit, mida ma nimetaksin siis autopiloodiks, ehk teadus areneb siis iseenesest kuidagi just nagu mingite kõrgemate jõudude mõjul ja teadlane siis taandab ennast teadlikult selliseks sipelgaks, kes askeldab seal teaduse põllul ja kuhjab neid inimteadmisi siis kokku ja nendest moodustub siis midagi väga ilusat ja suurt ja korrapärast, nagu seda kujutab siin see sipelga kuhilpesa, millest siis igal üksikul teadlasel ei ole aimugi, mis sellest siis saab, et see on peaaegu nagu religioosne vaade, et me toimime mingite kõrgemate jõudude suunamisel ja ise ei loodagi sellest hästi aru saada. Anekdoot Michael Faradayst, kes siis 19. sajandil demonstreeris elektromagnetismi nähtust ja küsiti, et mis sellest kasu võiks olla tulevikus. Siis ta ütles, et ega ma täpselt ei tea, aga kunagi hakatakse selle pealt makse koguma. Et pooleldi selline rahvamajanduslik vaade, aga pooleldi ka arusaam, et mina olen pisikene mutrike selles masinavärgis ja ega ma täpselt ei peagi teadma, mis sellest nüüd tulevikus saab. Aga ja nendel ajenditel ei oleks ju midagi otseselt viga, aga viimasel ajal on siis selgunud selline ehmatav tõsiasi, et eks seda teati varemgi, aga viimasel ajal on see nagu saanud väga, väga kujukaks, et teaduse kokku tassitud teadmiste abil saab inimene muuta ja ka teeb seda usinalt, mitte ainult mõnusamaks maailma, vaid ka halvemaks paigaks. Et siin üks näide ajalehest Postimehest väljalõige nüüd mõni aeg tagasi, kes möödunud aastast. Jutt ei olnud küll otseselt teadusest, vaid pigem maailma poliitikast, aga minu meelest see lause kajastab ka olukorda teaduse ja üldse inimkonna arengu rindel päris hästi, et kui veel paarkümmend aastat tagasi nägime tunneli lõpus valgust säramas, siis praegu näeme pigem pimedust ja tulevikku, mida seni kujutleti kui utoopiat, tänapäeval siis just ökoloogia valguses, ma ütleks peamiselt kujutletakse siis pigem düstoopiana. Ja ega neid näiteid ei ole vaja ju väga tikutulega taga otsida, aga ma siin paar alajaotust tõin välja, et näiteks psüühikahäired, et hoolimata sellest, et teadus ründab seda probleemi, et inimene ennast psühholoogiliselt halvasti tunneb, ründab järjest raevukamalt ja järjest suuremate jõududega ja järjest kõrgtehnoloogilisemalt, siis kuidagi need probleemid justkui ei leevene, vaid pigem saaksid nagu hagu alla, et interneti sõltuvus on hea näide, kus siis inimkonna tasandil oleme ise loonud probleemi, mida nüüd ise tõttame kangelaslikult lahendama. Ja muidugi ka tänapäeval sõjad on hästi pildis. Et vanasti ju tuli selleks, et inimest tükkideks raiuda või teda muud moodi väga halvasti kohelda, päris kõvasti vaeva näha, teine inimene pidi talle selleks ligi pääsema, aga tänapäeval käib see asi kõik nupule vajutusega ja korraga ei ole ohvreid mitte mõni, vaid tihti ka mõni tuhat. Ja need kannatused siis on tihti palju hirmsamad, kui vanasti suudeti
või vähemalt sama julmad kui vanasti. Aga need kaks näidet on siiski minu hinnangul, keegi kindlasti vaidleb vastu, on küllaltki kahvatud võrreldes kolmandaga, mis on looduskeskkonna hävitamine. Ja mis siis teaduse lipu all või teaduse juhtimisel käib väga suure hooga ja ka teadlaste endi teadmisel ja suure murekoori saatel, et eks teadlased aeg-ajalt ikkagi üllitavad selliseid tuhandete allkirjadega murekirju, et looduskeskkonna ressursse kasutatakse kiiremini, kui neid üldse saab juurde tekkida ja muidugi enamik neist on üldse taastamatud. Ja nüüd see kvalitatiivne erinevus on siis selle viimase asja puhul see, et kui psüühikahäiretest ja julmadest sõdadest inimkond on suhteliselt lihtsasti taastuv ja on neid elanud läbi ka varemgi ja kui ütleme, leitakse nüüd hea lahendus, siis elu võib kulgeda jälle paremates roobastes, siis looduskeskkonna hävitamine on midagi, mida me saame teha ainult ühe korra ja neid ressursse, mis on taastumatuid ressursse, mis on siis korra hävitatud, meil enam kuskilt võtta ei ole, nii et isegi kui me saame ühel hetkel näiteks 30 aasta pärast targemaks, siis see meeleparandus ja kahetsemine enam ei pruugi aidata praeguse arusaamise järgi. Nii et väga lühidalt kokku võttes teadlastena vajame järgi mõtlemise hetke, et minu tänane jutt ei paku niivõrd sellist järjekordset tunniajalist paketti huvitavaid põnevaid teadmisi, vaid pigem ma räägin lihtsatest asjadest, mis on küllaltki hästi teada laialt, aga millest ometi räägitakse minu hinnangul katastroofiliselt liiga vähe. Eks mis oma väikese jõuga üritan seda lünka siin täita. Ja muidugi, kui mingite probleemide üle tõsisemalt järgi mõelda, siis tasub minna selle probleemi juurte juurde. Et mitte ainult, kui siin illustratsiooniks puud kasutada, siis mitte ainult tegeleda selle puuladvaga, vaid kui puu ennast näiteks halvasti tunneb, vaid uurida, et äkki talle juurestikust midagi halba sisse voolab. Ja kuna me oleme elusolendid ja see ökoloogiline keskkond, mille hädadest ma siin kurdan, on ka ju elusolendid valdavalt, siis mõistagi jõuamegi selle sama evolutsiooniteooriani, millest ma siin Vabas Akadeemias olen ju varemgi pikki jutte pidanud. Ja täna siis nagu teaduse väljakutsete nurga alt. Ja evolutsiooniteooria kõlab natuke keeruliselt, 2 võõrsõna kokku keevitatud, aga tegelikult ta siis ju ei uuri midagi keerulisemat ega rohkemat kui seda, kuidas elu käib. Küsimus, mis meile kõigile on igapäevaselt väga oluline. Et kogu elu ju põhineb evolutsioonil. Kui me tahame teada, kuidas miski töötab, siis me peame vaatama, mismoodi see on üles ehitatud ja mis tegurite ajel see on üles ehitatud. Ühesõnaga, mis on selle jutumärkides otstarve. Aga ma hetkel lähen isegi natuke sügavamale, kuna evolutsioonist iseenesest, evolutsioonilisest ökoloogiast ja psühholoogiast ma olen varemgi rääkinud. Lähen füüsikasse, mis on siis teadupärast vähemalt praeguse vaate järgi ka evolutsiooni ja elu alus. Ja suurel määral kindlasti seda on ilma kahtlemata.
termodünaamika teine seadus, mis hästi kuulus selle poolest, et maailm liigub energia hajumise suunas. Et siis natuke täpsemalt sõnastatuna siis isoleeritud süsteemi entroopia ei saa iseenesest väheneda, ta kas suureneb või jääb pöörduva protsessi korral muutumatuks. Ja siis see entroopia kirjeldab energia hajumist või siis lihtsalt öeldes korrapäratust mingis süsteemis. Ja siis looduses peaksid siis protsessid selle seaduse järgi ja ohtrad eksperimendid seda kinnitavad liikuma siis selles suunas, et energia muutub üha hajusamaks ja entroopia suureneb. Ja muidugi on sellest seadusest palju räägitud ka maailma ajaloo ja tuleviku kontekstis, et naljaga pooleks öeldakse, et mingil askeldamisel parema tuleviku nimel pole mõtet, kuna nagunii me ju ühel hetkel sureme soojussurma, sest kõik füüsika suunab meid entroopia suurenemise suunas. Ja piltlik näide jällegi ühest elussüsteemist, et kui meil üks puu murdub ära näiteks, et mis tast siis saab, et varem või hiljem ta laguneb, siis korrapäratumateks osadeks ehk süsihappegaasiks ja veeks ja võib-olla mingisugusteks mineraalaineteks veel sinna lisaks. Ja kuidas see lagunemine siis toimub, kaks varianti, kas ta lihtsalt kõduneb ära või siis ilmub kuskilt keegi, kes paneb sellele puule tule otsa näiteks, pistab selle ahju ja kütab ära. Aga varem või hiljem looduses selline puu ei jää nagu ta on, vaid reeglina, kui teda ei suudeta kuidagi väga spetsiaalselt konserveerida, siis ta liigub entroopia suurenemise suunas. Hävib, öeldakse lihtsalt. Ja eluslooduses siis, ühesõnaga, kui me vaatame maailma laiemalt, siis see, mis me näeme eluslooduses, see justkui toimetaks vastu sellele entroopia suurenemise seadusele, et otsisin pilti, mis maailma elurikkust, looduslikku mitmekesisust illustreeriks ja ega ausalt öeldes jäin hätta, et mitte ükski pilt selleks ei kõlba, sest see tegelikkus on niivõrd palju mitmekesisem ja rikkalikum ja elusolendeid vaadates, siis nad on hästi korrapärased, nende entroopia on siiski väga väike, et nad on väga spetsiaalselt mingiks funktsiooniks kohastunud. Väga vähe on neis nii-öelda juhuslikke osiseid ja see, esmapilgul justkui kõneleks vastu sellele termodünaamika teisele seadusele, et kuidas siis maal üldse sai elusloodus niivõrd kireva ja võimsana esile kerkida ajaloos. Et justkui täpselt vastupidine protsess ja tõepoolest, et see protsess ei oleks mitte kuidagi usutav, kui me vaataks oma planeeti Maad siis suletud süsteemina või isoleeritud süsteemina. Aga tegelik pilt on muidugi keerulisem, et Maa on siin sellel pildil siis see pisikene kerakene, ma isegi ei tea, kui väga need kerad siin nüüd proportsioonis on, aga kui, siis on Maa suurust pigem ülehinnatud ja kõrval on tal siis selline hea suur soe küdevahi, turvaline, mis siis kiirgab meile tohutult energiat pidevalt peale.
ja sellega ongi seletatav, miks me liigume vastupidises suunas sellele, mida siis termodünaamika teine seadus ütleb, justkui vastupidises suunas. Kas siis võiks öelda, et termodünaamika planeedil Maa või vähemalt eluslooduses ei toimi, siis mõnes mõttes on vastus jah, et kuna energiavool on niivõrd võimas peale, siis tõepoolest toimuvad mingil määral vastupidised protsessid, aga teisest küljest on vastus ka ei, et ega see termodünaamika teine seadus kuhugi ju ei kao ja toimib edasi. Piltlikult öeldes alla ei anna. Ja nüüd läheme natukene keerulisemaks oma jutuga ja jõuame sellise mõiste juurde nagu dissipatiivsed struktuurid. Ma ei tea, võib-olla sellest juba paljudki Vaba Akadeemia kuulajad ei ole kuulnud või kui siis spetsiaalselt sellekohases loengus, kui teil siin juhtumisi on olnud. Aga selle mõiste siis tõi kasutusele Ilja Prigožin, Venemaalt pärit Belgia teadlane, juba 70-ndatel just sellel eesmärgil, et seletada, no kas just eesmärgil, aga vähemalt see mõiste aitas hästi seletada elu olemasolu ja olemust termodünaamika kontekstis. Ja sai ka selle oma teooria eest Nobeli keemiapreemia 1977. aastal ja siin paremal on tema sellekohane raamat, kus siis on natukene populaarteaduslikumalt seda temaatikat käsitletud. Aga lühidalt siis mõte on selles, et just nimelt, et kui mateeriale anda väga palju energiat pidevalt peale, siis võib tekkida seal vastupidine protsess, et tekivad väga korrapärased struktuurid ja isegi ise organiseeruvad korrapärased struktuurid, mis ise sätivad ennast paremasse korda ja see ajend, miks nad seda teevad, on siis just seesama termodünaamika teine seadus. Ja selleks, et see energia läbivool sellest süsteemist oleks kiirem ja sujuvam ja kokkuvõttes süsteem saaks kiiremini entroopia poole liikuda. Ühesõnaga tekib lokaalne korrapära, aga see lokaalne korrapära aitab siis suurendada entroopiat kogu süsteemis. Ja sellised süsteemid siis Prigožini järgi, kelle teooriast täpsemalt võiks mõni füüsik rääkida, aga siis nad on termodünaamilisest tasakaalu olekust päris kaugel, et nad nõuavad päris kõva energia pealevoolu pidevalt. Ja selle tõttu püsivad ja hoiavad ennast ise korrapärased. Ja näited, siin on mul 3 näidet toodud, neid on veel muidugi. Näiteks Benaari rakud, mis siis tegelikult ei ole mingisugused rakud, vaid täiesti elutu nähtus, et kui madala anuma peale altpoolt kuumutada mingit vedelikku, siis kõigepealt tekib täiesti korrapäratu keemine, aga teatud tingimuste sobivusel muutub see keemine niiviisi, et tekivad sellised korrapärased kuusnurksed struktuurid ehk mullikesed, kus siis igas ühes see energia hajutamine keskkonda on võimalikult tõhus. Nüüd see korrapära aitab siis energiat tõhusamalt keskkonda hajutada ehk kiiremini entroopia poole liikuda. Teine näide on orkaan või ka veekeeris,
kui siis samuti selleks, et see energia saaks liikuda suurema korrapäratuse või aine saaks liikuda suurema korrapäratuse suunas, siis tekib selline korrapärane ümmarguse kujuga keeris. Ja kolmas näide on siis elusolend, et ma mõtlesin, keda siin tanki panna ja panin siis iseennast sinna näiteks, et samuti siis korrapärane struktuur, kes aga laseb endast läbi kiireid energiavooge ja kokkuvõttes kiirendab süsteemi liikumist entroopia ehk soojussurma piltlikult öeldes suunas. Ja need struktuurid, nende ühine omadus on siis see, et nad ei saa eksisteerida ilma pideva dissipatsioonita, ehk siis nad kaovad kohe, kui lakkab energia läbivool. Et see energia läbivool peab olema küllaltki tugev, et selline struktuur püsiks. Ja siis võibki öelda, et sellega ongi seletatav see elu maal, et ta läheb ilusti füüsikalisse konteksti. Ja nüüd minnes dissipatiivsetest struktuuridest edasi järgmise mõiste juurde, siis selleks on dissipatiivsed adaptatsioonid, et kui te nüüd tähele panete, siis siin see terminoloogia muutub juba natuke isegi bioloogilisemaks. Ja sellega tuli siis välja selline mees nagu Jeremy England umbes 10 aastat tagasi ja samuti lõi päris kõvasti laineid sellega. Ja just sellepärast, et see dissipatiivsete adaptatsioonide teooria siis läheb veel lähemale elu olemusele ja evolutsioonile. Ja siis lühidalt ja lihtsalt öeldes tema hüpotees oli siis see, et toimub teatud määral justkui looduslik valik erinevate dissipatiivsete struktuuride vahel, ütleme, pannakse kõrvuti penaarirakud, orkaan ja inimene, väga piltlikult öeldes, ja siis need, kes kõige paremini dissipeerivad seda energiat seal mateerias, need siis saavad valdavaks, nad muutuvad tõenäolisemaks, on tõenäolisemad ja seetõttu muutuvad sagedasemaks. Ja põnev ongi just see, et see puhtfüüsikaline teooria siis, või ütleme, kuna ta on nius, siis võiks seda nimetada ka pigem hüpoteesiks või kontseptsiooniks, siis läheb tähelepanuväärselt hästi kokku siis selle Charles Darwini klassikalise looduslikul valikul põhineva evolutsiooniteooriaga. Et füüsika ja bioloogia saavad siin kokku ja selgub, et bioloogia on ühe laiema füüsikalise nähtuse nagu alamvariant, mis iseenesest ei ole ju mingi uudis, et elu ongi teadusliku nägemuse kohaselt praegu füüsika. Aga just huvitav, et see suudeti niiviisi hästi ära formaliseerida. Ja mis see andis siis bioloogiale või eluteadusele juurde, et eluteaduses teatavasti elu alguse moment on praegu veel väga hüpoteetiline ja ütleme suur must auk nii-öelda. Ja on oletatud ja see oletus on endiselt elujõuline, et see on midagi küllaltki ebatõenäolist, et selline asi sai toimuda, esimene elusolend sai tekkida, aga siis see dissipatiivsete struktuuride ja dissipatiivsete adaptatsioonide teooria siis kinnitab meile, et asi võib olla hoopis teistmoodi, et varem või hiljem mingi selline korrapärane struktuur, mis aitab seda päikese pealt tulevat massiivset energiavoolu paremini dissipeerida, pidi
moel või teisel tekkima, et lühidalt siis elu pole nagu seni arvatud ebatõenäoline kurioosum, vaid loomulik füüsikaline nähtus, milleni varem või hiljem oli üsna loomulik välja jõuda. Aga meie jutus siis see, et elu teke võis olla küllaltki tõenäoline ja loomulik nähtus, ei olegi nii väga oluline, et see on lihtsalt üks tore intellektuaalne fakt võib-olla ja aitab tõesti paljudest asjadest paremini aru saada. Aga tõsiselt muret teeb siin juures siis see arusaam, et elu oma olemuselt on dissipatiivne adaptatsioon. Et kui näib, et elu on midagi, mis võitleb termodünaamikale justkui vastu, termodünaamika teisele seadusele ja loob siin kõige kiuste võitluslikult ilusat korrapära meie planeedil, siis tegelikkus võib olla natukene proosalisem, et see korrapära aitab seda energia dissipatsiooni veelgi kiirendada. Ja pildile kerkib nüüd inimene, kes siis, ma arvan, me kõik nõustume, on küllaltki eriline olevus maailmas. Ja vanasti öeldi, inimene on looduse kroon bioloogide hulgas. Selline arusaam on viimasel ajal väga ebapopulaarne, et rõhutatakse just, et inimene on elusolend nagu kõik teised, tema põhifunktsioonid on samad, aga mina sellega ei nõustu, et jah, siin illustratsiooniks on ütlen vahemärkusena, on üks kuvatõmmis ühest laulust, mis on YouTube'ist leitav Looduse krooni nime all ja mis siis väga lühidalt ja lihtsate sõnadega tegelikult räägib seda, ütleb minu tänase loengu ära, et kui te lõpuni ei viitsi kuulata, siis kuulake see laul üle. Aga inimesest kui looduse kroonist, et ta on ilmselgelt seni kõige tõhusaim dissipatiivne adaptatsioon planeedil Maa. Et natuke sihuke harjumatu enese kuvand võib-olla inimese jaoks. Ja miks ma olen siia pannud selle hallituse kolooniaga söötmetassi kõrvale on just selleks, et rõhutada inimese sellist nii-öelda duaalset olemust, et ütleme, indiviidi tasemel me oleme mõlemad, või me oleme kõik ju väga keerukad ja põnevad ja komplitseeritud ja ainukordsed olevused. Aga kui nüüd võtta inimest kui bioloogilist substantsi, siis ta käitub üpriski sarnaselt praegu selle sama hallituse kolooniaga, keda me nagu tavaarusaamas oleme harjunud pidama kellekski meist mõõtmatult primitiivsemaks. Aga kui me nüüd vaatame selle üksiku hallituse raku sisse, siis sealt me leiame praktiliselt, kuidas just keerukust mõõta, aga ma ütleksin, et enam-vähem sama keeruka ja põneva maailma, kui leidub ühe inimese sees. Et see rakusisene keerukus on meil mõlemal sarnane ja raku väline keerukus on niivõrd mõõtmatult palju väiksem, et me oleme päris hästi võrreldavad. Ja nüüd see hallitus on küllaltki mannetu, jõuetu tegelane, et kui see söötmetass saab täis, siis see koloonia sureb välja
ja kui ta panna veel kilekotti, siis ta ei saa ka levida uute söötmetasside peale. Inimene seevastu, nagu me hästi teame, muutub üha kiiremini, üha tõhusamaks. Ja nüüd jõuame siis pika ringiga teaduseni, et kõige tõhusam vahend selleks, kuidas inimene muutuks üha tõhusamaks dissipatiivseks adaptatsiooniks, on siis olnud loodusteadus. Ja võibki öelda, et kui inimene on väga tõhus dissipatiivne adaptatsioon, siis loodusteadus on veel eriti tõhus dissipatiivne adaptatsioon. Ja milles see teaduse tõhusus siis seisneb? Väga lühidalt ja lihtsalt öeldes, ta teeb kahte asja, ta kiirendab tsivilisatsiooni tehnologiseerumist, loomulikult pidevalt tulevad ju uued järjest keerulisemad tehnoloogiad peale, aga lisaks sellele ta aitab siis edasi lükata kõrgtehnoloogilise tsivilisatsiooni kui põimsüsteemi ehk komplekssüsteemi kollapsit. Ja komplekssüsteemide kollapsist viimasel ajal päris usinalt räägitakse just maailma energiabilansi kontekstis, et teadupärast siis energiat tuleb maailmasse juurde ju aeglasemalt kui inimtsivilisatsiooni komplekssus seda järjest kiiremini vajab, et talle peale antaks. Et ühel hetkel siis see pidev komplekssemaks muutumine peab seiskuma ja paraku majandussüsteem on niiviisi üles ehitatud, spetsialistid räägivad, et kui ta pidevalt ei kasva, siis teda üleval hoidev võrgustik, no näiteks pangandus, kukub kokku ja sellega kukub kokku ka kogu meie kõrgtehnoloogiline tsivilisatsioon kui komplekssüsteem. Et lihtsalt, seda võib võrrelda mulliga, mis järjest paisub ja siis ühel hetkel saavutab oma piirid ja on sunnitud lõhki minema. Aga nüüd teadus astub siin vahele ja sellest räägitakse tunduvalt vähem, et ta võimaldab sellel mullil siis paisuda kiiremini, aga ka paisuda üha suuremaks. Et piltlikult öeldes ajab seda ainet nagu elastsemaks, millest see mull siis paisub ja kaks näidet on siis näiteks roheline revolutsioon põllumajanduses, et juba 70-ndateks ennustati, et maailma rahvastik hakkab oluliselt kukkuma kokku selle tõttu, et näljahädad tulevad maismaa või üldse ökosüsteem ei suuda enam toota nii palju toitu peale ja ka teaduse abil on siis viidud läbi see nii-öelda roheline revolutsioon ja siiamaani elame järjest suuremas ainelises külluses. Ja teine näide on siis nii-öelda niinimetatud naftatipp, millest siis räägiti just 2020. aastate alguses rohkem, et see oli siis kohe-kohe käes ja pärast seda siis meie komplekssüsteem, tsivilisatsiooni põimsüsteem oleks pidanud kokku kukkuma. Teadus võimaldas luua uued tehnoloogiad ja siin sellel graafikul on siis näha tegelikult juba 1956. aastal ette ennustatud siis seda punast kõverat, kuidas siis nafta tootmine järjest kasvab ja siis ühel hetkel saavutab oma lae ja paratamatult hakkab vähenema, varud ammenduvad ja huvitaval kombel see tegelik tootmine, siin on küll vist Ameerika
Ühendriikide osa näitel, mitte kogu maailm, aga väga, väga täpselt järgis seda kurvi, kuni siis leiti uued tehnoloogiad, mis hüppeliselt jälle suurendasid nafta tootmist, nii et mull saab rahulikult edasi paisuda ja need, kes rääkisid kollapsist, kokkukukkumisest, need jäid siis pika ninaga. Et sedalaadi näiteid on muidugi palju, et peaaegu igal elualal. Ja no mis räägib teaduse enda liikumisest järjest dissipatiivsemaks ehk energiat kiiremini hajutavamaks, on siis siin see tõsiasi, et see nii-öelda püha autopiloodilise teaduse mudel hakkab järjest enam meie poliitikas alla jääma sellele rahvamajandusele otsest kasu toova teaduse mudelile, et rahastaja ei taha enam anda eriti raha lihtsalt selleks, et uurime midagi, et küll 100 aasta pärast selgub, kuidas see võiks kasulik olla, vaid järjest rohkem. Ka Eestis ja muidugi ka mujal maailmas küsitakse, et aga mis sellest on kasu, kuidas see aitab energiavooge suurendada täna ja praegu või vähemalt istuva valitsuse istumisperioodi jooksul. Et see on ka näide sellest, kuidas teadus ise muutub üha dissipatiivsemaks. Täna hommikust leidsin ajakirja Nature uudiskirjast jälle toreda uudise, küllap neid seal on sagedaminigi, aga et nüüd siis on masstootmisesse minemas naatriumipõhine energiasalvestus, mis on siis tunduvalt odavam kui senine liitiumipõhine ja mõistagi, nagu pealkiri ütleb, et see võib muuta kõike, et teadupärast energiat maailmas on ju ülekülluses, et kuumalainete ajal paljudki annaksid palju, et sellest liigsest energiast kuidagigi lahti saada, aga häda on ju selles, et seda ei osata kinni püüda, salvestada ja kasutada seal, kus see oleks siis meile rohkem meeltmööda. Ja nüüd siis teadus, laias laastus siis on tulemas välja, eks see võtab aega ja toimub samm-sammult, aga on tulemas siis selle nafta tipu aegadel välja uue energia, täiesti uue energiamajandamise viisiga ja energiavoogude kasutamise viisiga ja see nii-öelda tsivilisatsiooni mull saab siis veelgi kiiremini ja veelgi suuremaks paisuda. Ja selles valguses siis ma tõin vaheillustratsiooniks ühe kaadri filmist November Andrus Kiiraha Rehepapi ainetel, kus siis on kujutatud kratti ja teadust võibki vaadelda tegelikult kratina, et ta iseenesest, ma väidaksin, et ei tee tingimata ei head ega halba, vaid ta täidab oma peremehe käske ja võib teha mõlemat, olenevalt olukorrast. Ja kui siis sellise krati paned sõelaga vett tassima, siis ta ühel hetkel kärssab läbi, sellepärast, et ta ei saa selle ülesandega hakkama, aga teadus kui kratt on selles mõttes eriline, et ta üsna ruttu leiutab viisi, kuidas sõelaga kaasa vesi kõik ookeanist kokku tassida mingitesse jahutussüsteemidesse ja küsib siis kohe, et andke veel tööd. Et temast nii lihtsalt lahti ei saa nagu Eesti rahva traditsioonilisest kratist. Ja nüüd, kui see pikk keeruline komplekssüsteemide jutt siin kokku tõmmata, siis kui need nii-öelda
maailma lõpu ootajad, kollapsi ootajad on harjunud vaatlema tsivilisatsiooni kui mingit kaardimajakest, millel siis ühel hetkel ehitatakse teda nii kõrgeks, et ta ühel hetkel kokku kukub ja on mõneks ajaks jälle rahumajas ja saab hakata jälle uut majakest ehitama, siis teaduse kaasabil see mudel on natuke trööstitum, et on pigem nagu õletuli, et kui me paneme põhukuhja või õlekuhja põlema, siis seal mingisugust kollapsit ei toimu, et leek läheb järjest suuremaks, järjest kuumemaks. Ja siis aegamööda hääbub, kui ressurssi või seda põhku jääb vähemaks, kuni siis lõpuks kõik on ära põlenud ja siis teadus, mis rollis teadus sellel pildil siis on, et tema siis takistab sellel tulel kogemata kuskil poolel teel seisma, ära kustumast, vaid ta hoolitseb, et see kuhi ikka kõik korralikult tuhaks põletatud saaks ja mitte ühtegi kõrrekest järgi ei jääks. Ja selles mõttes need kollapsi ootajad on minu meelest liiga optimistlikud, et nad loodavad, et peagi on rahu majas ja saab hakata, nagu öeldakse, et Ameerika põliselanikud on öelnud, et kannatamatult ootame, kunas valge inimese tsivilisatsioon kokku kukub, et saaks normaalse eluga edasi minna. Et siis valge inimese tsivilisatsioon, kuhu on kaasatud ka selline nähtus nagu teadus, et see neelab väga tõhusalt ja süstemaatiliselt kõik, kaasa arvatud ka need põlisrahvad, kes tahaksid selle normaalse eluga ühel hetkel edasi minna. Võtame laia pildi jälle kokku, et me siis oleme sellel pisikesel pallikesel siin suure küdevahju kõrval ja selle küdevahju mõjul tekkis siis kõigepealt selline dissipatiivne adaptatsioon nagu elu, mis lõi siis hästi palju korrapära sellele planeedile, lõi selle meie silmis täiesti imelise ja fantastilise elurikkuse, mis veel hiljaaegu õilmitses oma täies kirevuses. Siis ilmus siia inimene, kes siis suutis seda energiat veelgi kiiremini ja tõhusamalt dissipeerida ikkagi selle sama võimsa küdevahju mõjul. Ja see inimene siis kasutas selleks eriti tõhusat vahendit nimega loodusteadused. Ja need energiavood on siis läinud järjest kiiremaks ja võimsamaks. Et kuidas siis seda päikese energiat maa, mateeria, entroopia poole liigutamiseks saab paremini ära kasutada. Ja mingis mõttes inimene on siis avanud täiesti uue peatüki eluslooduses, et kui seni siis elusloodus pigem nagu kontsentreeris isegi energiat, kuigi toimis pidevalt dissipeerimisega tegeles pidevalt, siis inimene on asunud usinalt seda salvestatud, kontsentreeritud energiat jälle laiali hajutama. Fossiilenergia on siin põhiline näide, et kuidas on siis sadade miljonite aastate jooksul see energia kontsentreerunud fossiilmaterjalideks, fossiilorgaanikaks ja nüüd seda siis aetakse hästi suure kiirusega ahju. Ja ma tõin ühe näite sellisest illustratiivse pildi sellisest nähtusest nagu
jääketas, et just selleks, et kujutleda nüüd seda mateeriat planeedil Maa, mis liigub pidevalt entroopia suunas. Nüüd on tekkinud siis siin elu, mis siis teatud faasides nihutab seda energiat või mateeriat nihutab tagasi väiksema entroopia suunas, kui me kujutleme, et vool tuleb siit, siis tekib teatud tagasiliikumine, millest siis tekkis tohutu elurikkus Maal. Ja nüüd siis inimene on andnud sellele kettale nagu järgmise faasi ja võtab selle kontsentreeritud korrapära, mida me nimetame bioloogiliseks mitmekesisuseks, ja piltlikult öeldes ajab selle ahju ja suunab entroopia poole veelgi suurema hooga, kui ta läheks nüüd ilma selle keeriseta seal jões. Ja ma toon mõned juhuslikud näited sellisest pikast teoreetilisest jutust ja rõhutan, et need on just juhuslikud selles mõttes, et need ei ole kuidagi mingid eriti karmid või eriti ilmekad näited, vaid need on lihtsalt täiesti suvalised nopped sellest, mis igapäevaselt meie ümber selles dissipatsiooni maailmas toimub. No kõigepealt seesama puu, et muidu ta ju püsiks täitsa kenasti siin ja võib-olla difusiooni ja mingite muude füüsikajõudude mõjul aega mööda siis hajuks keskkonnas, aga vahele sekka hüppavad elusolendid, et need, kes teda kiiresti lagundavad suurema korrapäratuse suunas, need on ju teatavasti ikkagi elusolendid, et kas siis mingid mikroorganismid või seened või bakterid siis aegamööda kõdundavad teda, või siis hüppab pildile väga sümptomaatiliselt inimene, kes siis suudab selle sama asja ära teha palju lühema ajaga, saagides selle juppideks ja pannes põlema. Ja siia kõrvale siis pilt, mida ma ei väsi igal pool näitamas, et siin on siis inimese poolne energia tarvitamine maailmas, mis on läinud hüppeliselt üles, aga see ei ole selle põhipoint, vaid põhipoint on see, et selle nii-öelda tordilõigu peaaegu täielikult moodustavad siis igasugused põlevad ained, mida saab lihtsalt ajada ahju. Hele, lilla või roosa on siis gaas, tumedam lilla või sinakas on siis nafta ja kivisüsi on see hall. Ja muidugi ka biomass on siin pildil. Ja kõik need moodsad muud energialiigid on siis väga-väga õhuke ja ihtsa pagari poolt lisatud tordikaunistus, et kogu see inimese energiamajandus siiani seisneb just nimelt selle puu leidmises ja ahju ajamises, aga muidugi sadade miljonite aastate vanuste puude ahju ajamises väga suures kiiruses. Konkreetsem näide, mida me siin igapäevaselt väga suure elevuse ja ärevusega jälgime meediast, on siis sõjad. Et nüüd sõda on jõudnud sellesse faasi, kus me elame kaasa ja hoiame pöialt sellele, et võimalikult palju fossiilkütust või ka mingit muud fossiilsest materjalist tehtud kraami, energiatihedat kraami, siis pandaks võimalikult tõhusalt põlema ja võimalikult kiiresti hajuks, dissipeeruks atmosfääri ja mujale keskkonda. Ja imelik küll, et kuidas see saab nii olla, et me hoiame
hoiame pöialt, et niivõrd väärtuslik kraam niivõrd suurtes kogustes lihtsalt vastu taevast lendaks, mida enam tagasi mitte kunagi mitte kuskilt ei saa. Aga selline on see reaalsus praegu, et kui piltlikult öeldes, või ka sõna otseses mõttes öeldes, et kui meie ei dissipeeri neid, siis dissipeerivad nemad meid. Et kes keda on praegu see küsimus. Ja muidugi teadus, kogu füüsika on siia hõlmatud niivõrd intensiivselt, kui riikide helgemad pead vähegi suudavad välja mõelda. Üks teine juhuslik näide on see sama suur imeelukas, mida praegu ehitatakse suure mühinaga mitmel pool Eestis. Seda nimetatakse ka roheliseks nähtuseks. Ja siis nagu te näete, siis täiesti üüratuid betoonstruktuure luuakse looduse aladele. Ja huvitav, et nagu see sama sõda, siis eks me kõik, kes meediat jälgime, oleme pannud tähele, et ka sellised nähtused ei allu eriti arutelule, et nii loodusteadlased, majandusteadlased kui ka mitmesugused muud tegelased on juhtinud tähelepanu, et see ei ole ratsionaalne käitumine ja see meie tuleviku elatustaset või kuidas siis öelda, elustandardit pigemini seab löögi alla, aga kui võtta termodünaamiliselt, ja ma sugugi ei tee siin nalja, siis see väga hästi sobitub sellesse dissipatiivsete adaptatsioonide mustrisse, mis läheb siis väga baasfüüsikasse välja. Et see ei peagi alluma arutelule, vaid vastupidi, et need energiavood puhtfüüsikalise paratamatusena lihtsalt liiguvad järjest suurenemise suunas. Et kui keegi küsib, et kas see on loogiline, siis vastus on, et ei, see ei ole loogiline ja see ei peagi olema loogiline, et termodünaamika teine seadus ei pea ju olema kuidagi inimese heaoluga põhjendatav, vaid ta lihtsalt on ja toimib. Betoon on siin pildil hästi oluline, ma pärast korraks sellel peatun. Siin kas eilsest või üleeilsest Õhtulehest naljakal kombel, tõesti naljakal on see nimetatud või ilmunud veel sisuturunduse rubriigis see fakt, et siis väga ökoloogiliselt õrna märgala kooslusesse põrutatakse sisse siis 32 000 betoonsammast, et see õnnetu monstrum raudtee siis ikka püsiks ja rong ümber ei läheks. Ja siin märkisin eraldi taustavärviga ära, et siin tehisaru tuli mulle natuke appi, et sõnastada hästi lihtsalt ja kokkuvõtvalt, kuidas see siis on seotud dissipatiivse adaptatsiooniga. Et see looduskooslus, mis seal enne oli ja mis nüüd täielikult hävitatakse absoluutse mineraalpinnaseni, see oli iseenesest ka ju dissipatiivne struktuur ja aitas kaasa mäletatavasti energiavoogude suurenemisele pikas plaanis, aga see oli hale vari võrreldamatu nende energiavoogudega, mis sellest keskkonnast nüüd hakkavad läbi minema. No teine näide on siin samas Tartu kesklinnas mõnesaja meetri kaugusel on jällegi kerkimas betoonkoloss.
ja rõhutan jällegi tegemist väga juhusliku näitega, neid kerkib hästi palju ju üle kogu Eesti, praegu valatakse betooni nagu homset ei oleks. Ja jällegi, et kui me nüüd vaatame sellist betoonkolossi, et ennem oli seal siis, või mingil määral on praegugi keskpark, natuke mulda, mõned puud, veidike rohelist taimestikku, mitte midagi pretensioonikat, mõned elusolendid oma asja seal ajavad, aga neid läbiv energiavoog on ju kohutavalt väike, et me saaksime seda väga tõhusalt ja väga palju suurendada ja selleks siis on vaja lihtsalt ehitada selline monstrum sinna. Ja nüüd on siin kaks aspekti, üks on siis see ehitamine ja teine on siis käigus hoidmine, mis on kaks eri aspekti sellel asjal. Ma natuke siin tehisaru, jällegi sinisel taustal, tehisaru aitas mul veidike täpsemalt sõnastada, aga tasub tähele panna, natuke korrigeerisin tema natuke mõtlematut sõnastust, aga tasub siin tähele panna siis seda, et betooni tootmine on üks maailma kõige energiamahukamaid tööstusharusid ja see siis kätkeb endas lubjakivi kummutamist, mis nõuab väga palju fossiilenergiat ja aga samuti ka väga suurt süsihappegaasi emissiooni kätkeb endas, mis ei ole just otseselt energiaga seotud, aga siiski meie keskkonnaseisundi väga kiire halvenemisega seotud. Ja selles mõttes veelgi ebaloogilisemad on sellised projektid, aga teisest küljest termodünaamikaga hästi kooskõlas. Ja muidugi see on alles algus, see ehitamine, et siis on vaja seda käigus hoida, et nagu me näeme, see on ilusti roheliseks kõik nikerdatud, et seal on mitmesugust taimestikku, aga see kõik on silmab ette, sest see kõik on ju tehnoloogilisel ülalpidamisel. Selleks, et see üks potilill seal katusel saaks õilmitseda, peab ju panema käima elektri ja kastmis- ja võib-olla mitte soojendamis, aga igal juhul kastmissüsteemi ja palju muud majandamist on seal. Et sellel pole midagi pistmist loodusliku rohelisega, välja arvatud siis see vaatepilt. Et see energiavoog on mõõdetamatult suurem. Ja huvitav on ka see, et see betooni tootmine või tsemendi tootmine omakorda on siis kunagise elustiku kokku kuhjatud varanduse nagu tuulde laskmine, kui lihtsalt öelda. Et see enamik maailmas, et tsementi toodetakse lubjakivist ja enamik sellest lubjakivist on siis kunagiste elusolendite jäänused, millesse koondunud süsinik siis nüüd tsemendi tootmisel jälle vabastatakse. Ja siin ajakirjast Nature jällegi ma telefoniga tegin paberväljaandest ühe pildi, et just sellepärast, et siin on rõhutatud, et fossiilenergia ettevõtted ja just seesama tsemendi tootmine on kaks põhilist haru, mis siis süsihappegaasi tänapäeval õhku paiskavad, et hästi palju räägitakse fossiilkütustest ja fossiilenergiast, aga tsemendi tootmisest vähem. Samas, kui te vaatate ringi tänapäeval linnakeskkonnas näiteks, siis seguautod ja betooni valamine on peaaegu sama palju pildis kui linnaliiklus. Siin graafikul on siis toodud erinevate ettevõtete mõju siis kliima soojenemisele ja tõepoolest neid on võimalik siis mingisugustel spekulatiivsetel eeldustel niiviisi eristada ja välja arvutada, et siin on segamini siis tsemendi ja
ja fossiilkütuste ettevõtted. Ja miks ma seda tsemendi teemat siin arendan, sellepärast, et 2020. aastal jällegi Nature'is ilmus väga silmi avav artikkel sellest, et see tähistas siis seda hetke, kui maailmas loodud antropogeenne mass, igasugune taristu ja kõik muu, mis inimene on kokku klopsinud, saavutas sama biomassi, mis kogu elusloodus. Ja see oli minu jaoks ehmatav tõdemus, kusjuures siin ei ole suurt vahet, kas me räägime kuivmassist või märgmassist, et vahe on siin mõned aastad ja minu meelest kas aastaks 2040, kui mälu nüüd ei peta, siis sama tendentsi jätkudes see antropogeenne mass ületab 3-kordselt kogu eluslooduse massi. Ja siit võib-olla ei ole nii hästi näha, aga see kõige kiiremat üles sööstu tegev osa sellest tõusust on just nimelt tsement ja betoon. Et kui mingi osa sellest graafikust on eksponentsiaalne, siis just see betooni tsemendi osa, et lihtsalt kokkuvõttes võib öelda, et praegu valatakse betooni nagu homset ei oleks. Väga julmaks on läinud see. Ja nüüd, tulles tagasi näiteks selle sama meie Südalinna kultuurikeskuse juurde, siis see jutt, et me ravime teisest maailmasõjast jäänud haavu meie Südalinna arhitektuurist, et see on ilmselgelt lihtsalt üks kaunistus ja tegelikkus on palju füüsikalisem. No, illustratsiooniks sellest samast Nature artiklist pildid, et siis praeguseks või mõni aasta tagasi oli see hinnang, et ehitised ja taristu on 1100 gigatonni ja siis elusloodus, peaasjalikult siis puud ja igasugune muu taimestik on 900 gigatonni ja samas mõõdus või skaalas ei ole need ülemised pildid, aga tunduvalt väiksemas skaalas, aga seal on siis näidatud, et kõik maailma loomad, kaasa arvatud meie ise, siis jäävad 2-kordselt alla praegu maailmas olemasolevale plastikule. Et jällegi ehmatav, et kui igapäevaselt ei mõtle selliste asjade peale. Nüüd natukene võib-olla isegi meelelahutuslikumad näited, et siin paar päeva tagasi jällegi ajalehest lugesin, et tuli üks arvamusliider välja siis mõttega, et Tallinna vanalinn tuleb lammutada, sest seal on külm, märg ja vastik. Et see on nagu natukene provokatiivne, aga paneb jällegi mõtte liikuma selles suunas, et tõepoolest, kui keegi vaimuhiiglane ütleks, et lammutame selle vanalinna maha, võtame ennem tõmmise sellest kuskil arvutisse ja 3D printeriga prindime betoonist samasuguse asemele, aga lisame siis seintesse korraliku soojusisolatsiooni, siis see läheks päris hästi kaubaks. Et see leiaks pooldajaid see idee, ma loodan muidugi, et ma eksin, aga see oleks ka väga kooskõlas selle dissipatiivse adaptatsiooni hüpoteesiga. Ja siis jällegi kodus jäi mulle pihku täiesti juhuslikult üks ajakiri Maakodu juba vana paberi hulgas aastaid tagasi, siis oli selline lõik, kus kirjeldati igati toredasti seda, kuidas üks loomakasvatustalu siis on otsustanud kõik
igasuguse vana risu oma hoovi pealt, mis vanasti oli taludes ju tavaline, majapidamise ümber igasugust risu hoiti, et äkki läheb tarvis veel mõnda juppi kuskil, oli otsustanud kõik ära koristada, minema saata ja peremees ütles siis väga loogilised laused, et kusagil ära pandud jupi otsimiseks läheks tal ju rohkem aega kui sama asja poest toomisele. Et kõik me kirjutame alla ja püüame samamoodi elada, aga teisest küljest see hästi illustreerib seda, kuidas loodusteadus on viinud meid nii kaugele, et lihtsam on pidevalt võtta maa seest toorainet ja toota juurde selle asemel, et üritada natukenegi seda, mis meil on, korduvkasutada. Ja sellega seoses muidugi tulevad meelde näiteks sellised nähtused nagu plasti taaskasutus või tselluloosi-kihu taaskasutus, et teadupärast praeguse tehnoloogia juures on väga palju odavam kasutada nii-öelda värsket plasti või otse naftast tehtud plasti võrreldes sellega, et võtta vana plast ja töödelda see ümber, et selleks peaks väga kõvasti dotatsiooni peale maksma, et keegi oleks nõus selle vana plasti ümbertöötlemisega tegelema. Sama asi on paberikihuga, puitkihuga suures plaanis, et kui me tahame trükkida midagi korduvkasutatud paberile, siis me üldiselt peame selleks eraldi peale maksma. Ja ka Eestis hiljuti käis läbi uuring, et tunduvalt odavam on praegu ehitada looduskeskkonda, koorida kõik mets ja kogu muu ökoloogia maha ja panna elamud püsti, kui võtta näiteks mingi vana amortiseerunud hoone või hoonestik maha ja ehitada sinna asemele. Ja seda ka suure kiirusega tehakse, et sealt oli toodud välja, sest hoolimata, et Eesti rahvastik näitab pigem kahanemise märke, siis loodusalade kõvakattega katmine järjest hoogustub. Et iseenesest paradoksaalne, aga termodünaamiliselt väga usutav. Muidugi pildile tuleb ka tehisintellekt, mida siis on nimetatud kõigi Jevonsi paradokside emaks. Et Jevonsi paradoks mäletatavasti on see asjaolu, et mida energiasäästlikuma tehnoloogia või mingisugused asjad me leiutame, seda rohkem nad ikkagi kokkuvõttes hakkavad energiat tarbima. Et see on hästi mitmel pool maailmas praegu probleemiks, näiteks valgustuses, aga ka igal pool mujal. Ja siis tänase loengu kontekstis võib öelda siis, et see tehisintellekt on ka kõigi dissipatiivsete adaptatsioonide ema, et me võime talle kirjutada sisse küsimuse, et kuidas teha midagi energiasäästlikumaks ja imestada pärast, kuivõrd palju energiakulukam see tulemus on võrreldes sellega, mis enne oli. Ja tahakski oma loengu nüüd tegelikult hakata kokku tõmbama, aga muidugi nii sellise jutuga, nagu ma praegu rääkisin, ei kõlba seda mitte kuidagi teha, et peame ikkagi rääkima ka mingitestki lahendustest. Et mulle hästi meeldis siin Postimehe väljaanne Trinokkel, viimane number nüüd enne suvepuhkust ja selle juhtkiri, kus siis toimetajad tõid välja, et meil tasub olla kursis sellega, mis maailmas meie ümber toimub ja olla teadlikud sellest kindlasti, aga ei tohi mingil juhul ka unustada selle kursisoleku eesmärki, et see kursisoleku eesmärk peaks ikkagi olema
midagigi paremaks teha, säilitada oma konstruktiivsuse toimimisvõime, et lihtsalt hädaldamisest siis need teadmised ei täida oma eesmärki, aga siin muidugi ma olen hirmus ettevaatlik nende lahenduste pakkumisel, sest see sõna eesmärk iseenesest sai ju päris kõvasti siin loengus hagu alla, et meie igasugune eesmärk, kuna me oleme elusolendid ja mõni meist ka lausa teadlane, siis on ju tõenäoliselt allutatud ühele teatud ajendile või tegurile, selleks on dissipatiivne adaptatsioon, et mida iganes me välja pakume, see võib välja kukkuda ikkagi nii, et see suurendab seda dissipatiivset adaptatsiooni, mida me üritame siis natuke, mille mõistlik eesmärk võiks olla, mille puhul võiks olla siis selle pidurdamine, et püsida selles optimaalses vahemikus, kus siis on suur elurikkus võimalik. Et see keeris ei võimalikult aega mööda jõuaks siis sellesse uude faasi, kus me siis anname selle lõpliku tõuke entroopia suunas kogu süsteemile. Aga nagu öeldud, siis tuleb ettevaatlik sellega olla ja siin ma tutvustan sellist mõistet nagu naturalistic argument against reasonability. Ma sõnastasin natuke ümber, aga see tuntud argument on siis selline, et kui meie mõistus ja mõistlikkus on bioloogiline kohastumus, antud kontekstis võib öelda isegi termodünaamiline kohastumus laiemalt, selleks, et suurendada energia läbivoolu süsteemist, siis me peame ka omaenda mõistuse ja mõistlikkuse suhtes skeptilised olema ja see ei ole sugugi naljaga pooleks öeldud, vaid kui me võrdleme elusolendit nimega inimene, näiteks elusolendiga puuk, kellega võrdles inimest näiteks baltisaksa teadlane Jakob von Uexküll, biosemiotika suurkuju, siis tõepoolest, et selle puugi oma ilmas on ainult teatud aistingud võimalikud, nägemist tal ei ole, sest tema elus ei ole seda vaja, tal ei ole vaja sellest reaalsuse aspektist üldse teadlik olla, et maailmas on värvid ja pildid olemas. Ja samamoodi ka meie endi mõistus ja mõistlikkus võib olla piiratud sellega, et saaksime elusolenditena bioloogiliste olevustega oma lühiajalise reproduktiivse programmi ellu viidud ja pikem plaan võib-olla ongi meile suuresti kättesaamatu juba meie nii-öelda tarkvara piiratuse tõttu. Aga ega meil ei jää muud üle, kui proovida anda oma parimat. Üks on selge siis, et teaduse kaks senist mudelit, see kasu rahvamajandusele ehk lühiajalisele füüsilisele mugavusele meie elus ja samuti see teine autopiloot ehk tegutsemine mingi kõrgema arusaamatu, tundmatu teadusjõu mõjusfääris, mis siis teeb asju paremaks justkui iseenesest. Et need kaks mudelit ei pruugi meid aidata sellest kitsikusest välja ja see teine, see fundamentaalteaduse või autopiloodi mudel kogunisti lähemal vaatlusel tihtipeale osutub selle esimese ehk rahvamajanduse mudeli käepikenduseks. Et see Faraday anekdoot hästi seda illustreerib, et tol ajal oli tegemist fundamentaalteadusega, aga praegu oleme mõneti füüsiliselt mugavamas seisundis tänu sellele,
aga mõneti ka väga suurte probleemide ees. Ja üks on selge, et siin nii loodusteaduses kui tsivilisatsioonis üldiselt on vaja mingit tõsisemat kannapööret. Vaja selles mõttes, et see lõpp ei oleks liiga kiire ja liiga mannetu, et see õletuli, mille paistel meil praegu on ju hirmus hea ja soe ja ilmuvad järjest kiidulaulud sellele, kuivõrd soe ja hea meil antud hetkel on, mis on ka õige, et praegu see õletuli on praegu kõrges faasis ja meil peabki olema soe. Aga et see õletuli siiski natuke aeglasemalt põleks ja see soojus siiski mitte nii suur ei oleks, et teda jätkuks natuke kauemaks. Ma siin endale meelde tuletuseks panin selle sokkide märgi siia üles nurka, et üks juba rahva pärimusse on läinud üks siniste sokkidega Eesti peaminister, kes andis mõista midagi sellist, et veidi peenhäälestust veel, me liigume õigel kursil, meil on vaja veel veidi peenhäälestust ja siis ongi kõik nagu super hästi ja veel enam paremaks minna ei saagi. Et praegu hoolimata sellest, mis meile hästi palju räägitakse meedias ja mujal, hoolimata sellest see suund on praegu risti vale, kuhu suunda me lähme, et muidugi teadus on toonud paljudki head, tsivilisatsioon ja tehnoloogia on toonud paljudki head, aga ometi me nõndaviisi ei tohi jätkata, et see palju hea on tulnud veel palju suuremate ohtude arvelt ja hävitamiste arvelt. Ja küllap siis on nii, teadlasena meeldiks mulle mõelda, et loodusteadus on meid selle supi sisse vedanud, ta on niivõrd võimas jõud ja ikkagi optimistina loodan loodusteadusele, et ta ka meid sellest supist suudab välja vedada, et soovitan siinkohal kuulamissoovitus. Sarnastest teemadest rääkis Tartu Ülikooli sotsiaalteadlane Laur Kanger oma inauguratsiooniloengus, mis on ülikooli veebilehelt kättesaadav ja tasub kindlasti kuulata. Seal ta ütles siis nii, et ta on optimist, aga ta on süsimust optimist, et enne, kui hakkab paremaks hakkab minema, aga enne, kui hakkab paremaks minema, läheb veel väga jupp aega väga palju halvemaks. Et siin ka soovitus Vaba Akadeemiale võiks kutsuda Laur Kangeri, pakun isegi välja loengu teema süsimust optimism. Et äkki ta nõustub, et oleks kindlasti väga, väga põnev. Ja tuntud vanasõna, mida omistatakse Churchillile, nagu ikka paljusid vanasõnasid, aga tegelik autor on teadmatu. Kui kõnnid läbi põrgu, jätka kõndimist. Et kui me nüüd avastame ennast sellise naiivse ilmsüüta laevukesena triivimas siin järvel, muuseas see pilt ei ole tehisaru loodud, vaid on reaalsusest ühelt järvelt. Ja märkame, et me liigume nagu kuskile suunas ja siis natuke veel hoolikamalt vaadeldes avastame, et me liigume sellise huvitava süvendi suunas, mis sugugi mitte heaendeline välja ei näe. Siis me peame muidugi jätkama seilamist nii hästi halvasti, kui me oskame, aga me peaksime siiski hoiduma natukene kõrgemale ja mitte väga innukalt tükkima sinna kõige tumedamasse keskosasse.
et ma täiendaksin seda vanasõna, et kui kõnnid läbi põrgu, jätka kõndimist sellega, et püüa siiski jõudumööda hoida natuke kõrgemale. Aga selle kohta sobib veel see rahvalik kõnekäänd, et see, mis meid siiani on toonud, ei vii meid siit enam edasi, et ma üsna täpselt selles olukorras me praegu oleme. Ja muidugi viimasel ajal tõuseb pildile selline nähtus nagu looduskaitseteadus, aga ka sellega, see on, ma ütlen kohe ära, et see on asi, mille peale on minul isiklikult ja kindlasti paljudel teistel väga suured lootused, et see on võimas jõud, kui seda suudaks vaid õigesti kasutada, aga ka sellega on need mõistlikkuse ja jutumärkides mõistlikkuse probleemid, mida ma ennist kirjeldasin, et see võib hästi kergesti muutuda selliseks indulgentsi müümiseks. Siin ongi Tallinna linnaarhiivist üks indulgentsi pilt pandud illustratsiooniks, kus siis väidetavalt on lausa, ma ei loegi praegu kokku, mitme kardinali pitsatid on küljes, keskel siis keskaegne pilt indulgentside müüjast ja põhimõte siis selles, et tambime natuke raha peale, las nad siis uurivad oma putukaid ja taimi ja meil on siis jällegi selle võrra kergem ja rahulikum seda raha nendest allikatest edasi pumbata, kust me seni oleme pumbanud ja millise pumpamisega meil viimasel ajal on tekkinud väikesed kripeldused, et siis see väikese osa rahast teadusesse suunamine aitab neid kripeldusi vaigistada. Aga looduskaitseteadlastel endil on see muidugi väga salakaval lõks, et kui ma mõtlen oma tuttavate teadlaste peale, loodusteadlaste peale ja just nende peale, kes paremini teenivad ja priskemalt elavad, siis kõik nad viimasel ajal ajavad oma rahakopikad kokku põhiliselt sellega, et üritavad säästa neid riismeid loodusest, mis meile praegusel hetkel on kättesaadavad ja tihtipeale just suurte gigantsete arendusprojektide raames. Et siis võiks iga looduskaitseteadlane ka endale otsa vaadata, et kas ma ikkagi tegelen looduskaitsega või ma ajan oma igapäevast leiba ja vorsti lauale pigem selle indulgentside müümisega. Väga raske ja valus küsimus ka mulle endale, kes ma olen alati unistanud teadlane olemisest, loodusteadlane olemisest ja üritan seda teed käia. Ja kui siis veel mõned sellised lihtsad sententsid siia lõppu panna, siis evolutsioonibioloogia suurkuju Theodosius Dobzhansky on öelnud kunagi bioloogia kohta seda, et nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Ehk siis mida iganes bioloogias me uurime, me peame alati meeles pidama selle evolutsioonilist ajalugu, muidu see lihtsalt, nagu inglane ütleb, ei meigi mingit sensi. Ma ei tea, kuidas eesti keeles mõistlik oleks öelda. Mina sõnastaks selle ümber, et tänapäeval nothing in science makes sense except in the light of sustainability. Et teadus peab väga otsustavalt võtma oma fookuses säästlikkuse ja nagu te alt võite lugeda, siis see käib ka säästlikkusteaduse enda kohta, et see ei muutuks rohepesuks. Et ehkki meie mõistlikkus ja mõistus on piiratud, aga seda enam peame püüdma olla võimalikult kaine ja kaugele vaatava pilguga. Muidugi, kui me sisestaks praeguse
maailma probleemistiku tehisarule, siis ta tõenäoliselt nagu on arvatud, ma ei ole ise järgi proovinud, aga on arvatud, et ta siis pakuks esimesena, et inimene tuleks süsteemist likvideerida, siis süsteem saavutaks oma tasakaalu, et saaks tagasi kõik selle elurikkuse, ajapikku muidugi, palju on hävinud. Et tuleb meelde kadunud Aarne Üksküla, kes siis selle ala kauge inimesena siiski võttis väga ilusti kokku ja väga kurvalt samas, et tema on optimist selles mõttes, et ta loodab, et inimliik hävib ja maailm saab oma, loodus saab oma tasakaalu tagasi. Aga mina nii karmiks kindlasti ei läheks. Et ma usun, et inimesel on oma mõistlik roll siin planeedil olemas ja väga tähtis roll. Lihtsalt me peame tõusma oma ülesande kõrgusele ja mitte selleks, et see oleks kuidagi meile inimväärikusel kohane või muud sellist toredat, vaid meil on lihtsalt see küsimus, et kas uju või upu, et see on elu ja surma küsimus. Et me ei saa endale lubada lihtsalt latti alla lasta ja uurida ja arendada asju lihtsalt sellepärast, et nii on alati tehtud. Et nagu see katse kassiga, et kuidas kassi ujuma õpetada, et viskata vette ja kui ta just ära ei upu, siis ta õpibki ujumise selgeks. Ja muidugi evolutsiooniteadusel on siin pildis nagu eriline roll, et ma jällegi kaldun inglise keelde endalegi soovimatult, aga et evolutsiooniteadlase rolli väljendab ingliskeelne sõna hilarious, mida mina ei oskagi eesti keelde väga hästi tõlkida, aga põhimõtteliselt lähim vaste oleks ehk selline, et nuta või naera. Et evolutsiooniteadlane siis uurib seda evolutsiooni ja põhiline lootus, mis tal on, et tema hüpotees ja teooria osutuks mitte paika pidavaks. Et ta kõigest hingest loodab seda, sest siis on inimesel šansid suuremad, aga paraku siis oma katseid ja vaatusi tehes on sunnitud tunnistama siis füüsikalisi seaduspärasusi looduses, mis meie soovidele ei allu. Et me ühest küljest tahaksime olla elevad, et meie ennustused peavad paika ja teisest küljest on see ka meie kõige suurem hirm, et meie ennustused peavad paika. Ja seda võib ka nüüd siis tänase loengu valguses füüsikute kohta öelda, kui elusloodus sinna süsteemi sisse haarata. Aga no muidugi veel, et evolutsiooniteaduse eriline roll on see, et elus on lahendused. Oma korda uue loengu teema, millesse ma praegu sügavalt ei läheks, aga hästi palju neid asju, mida me praegu üritame väga energiamahuka ja keerulise tehnoloogia abil lahendada, on tegelikult elus looduses lahendustena ja algoritmidena juba olemas ja palju paremini, kui me kas eales, aga vähemalt lähitulevikus suudaksime seda tehnoloogiaga järgi teha, et kõige ilmekam näide on fotosüntees, et järjest rohkem maapinda ja viljakat mulda siis kas kõrbestatakse või kaetakse kõvakattega üüratu kiirusega ja samal ajal siis kratsitakse kukalt, et kuidas ometi see süsinik siduda, mis on lahti päästetud, et selle ülesandega saavad suurepäraselt hakkama taimed, kui neile vaid selleks võimaluse antakse, nagu see juudi anekdoot käis, et kui sa palud Jumalalt härdalt loteriivõitu, et siis vähemalt osta see loteriipilet, muidu läheb see asi ikkagi väga tragikoomiliseks kätte. Ja vaadates seda maailma olukorda, siis me ei saa ümber sellisest mõistest nagu lein, et see just see sama, millest enne oli juttu, et
tulevikust terendav utoopia on muutumas düstoopiaks, see on ikkagi väga kõva šokk. Ja ta on seda nii isiklikul tasandil, millest siis väga palju on kirjutanud ja rääkinud niisugune mees nagu Jem Bendel, soovitan jällegi lugemise kuulamissoovitus, kes siis on juurutanud sellise mõiste nagu deep adaptation, just inimese ehk süvakohanemine eesti keeles, et just kuidas inimene oma psühholoogilisel tasandil selle täiesti drastiliselt muutunud perspektiiviga saaks toime ja nagu selle ala uurijad ikka, ta on ise, ma ütleks Laur Kanger sõnadega, et ta on ka süsimust optimist. Aga see on täiesti eraldi teema, aga samades leinafaasides neid on erinevalt piiritletud, aga siin on üks variant, on siis kogu ühiskond tervikuna, et meil on eitamine, mida me hästi palju näeme meedias igapäevaselt, et üldse see ökoloogilist probleemistikku eitatakse, on viha, mida siis hästi niisugune ilmekas näide on see Greta Thunbergi kõne, kus ta küsis, et kuidas te julgete, how dare you, kuidas te julgete kliimaga nii teha, nagu te teete, pöördudes siis täiskasvanute poole, et sellises kohutavas arusaamises viibides tekib paratamatult millegi või kellegi suhtes viha ja hetkeks lootus, et kui ma selle viha välja valan, siis midagi paraneb. Siis tekib kauplemise faas, kus siis üritatakse kogu see süsinikukvootide temaatika käib sinna alla, et kui me jällegi kõvasti tambime raha peale, äkki need probleemid kuidagi lahenevad. Tekib masenduse faas, milles siis väga paljud siplevad ja mille vastu siis püüdis pakkuda lohutust see viimane Trinokli juhtkiri. Ja lõpuks tekib muidugi ka kohanemine moel või teisel, et tekib see konstruktiivne faas, kus me suudame siis halvas olukorras teha oma parima. Ja kui evolutsiooniteadust vaadata, siis ta tegelikult aitab meid ühiskonnana kõigis nendes faasides edasi liikuda, et ta aitab meil eitamisest liikuda nagu esmase mõistmise vihani, ta aitab viha muuta kauplemiseks, et okei, me kasutame mingisuguseid ökoloogilisi tehnoloogiaid, mingisugust ökosüsteemide modifitseerimist ja saame neid probleeme leevendada. Aitab muidugi ka aru saada, et see kauplemine ei lahenda probleemi täielikult ja aitab ka siis sellest sügavast masendusest liikuda parima lahenduse, tõesti parima lahenduse, mitte pseudolahenduste otsimiseni ehk kohanemiseni. Ja selles mõttes ta aitab meid edasi, et me peame need faasid kõik ühiskonnana läbima, võtkus aega, kui palju ta siis parasjagu võtab. Ja veidi laiemalt mõeldes siis evolutsiooniteadus on see vahend, mille kaudu elusaine, meie kui elusaine esindajad ja elusaine üleüldse saab esimest korda vähemalt meie planeedi ajaloos teadlikuks iseenda ajaloost ja iseenda olemusest, iseendast käivitavatest jõududest, suunavatest jõududest, et me ei ole enam nii-öelda mängukann, tahaks loota vähemalt nende jõudude käes, vaid me suudame seda protsessi kõrvalt vaadelda ja kirjeldada. Ja see on siis see, mida meile annab evolutsiooniteadus ja tulles selle päris minu jutu alguse juurde, siis see võiks olla üks tähtis funktsioon, mida annaks ka meile üks evolutsiooniõpik ja mida senistes
evolutsiooniõpikutes võib-olla sellises vaatenurgas, nagu ma täna rääkisin, ei ole väga käsitletud, kui siis kuskil joone all või ütleme järelsõna formaadis piltlikult öeldes. Kas selline teadlikkus või kõrvaltvaatamine aitab midagi muuta, päästa, leevendada? Ei tea. Et isegi kui meil poleks teadvust, aga kui me saaksime selle oma ajaloo, oletame, et me oleksime tehisaru, kui me saaksime need ajaloo faktid, mida evolutsiooniteadus ja termodünaamika uurimine meile annab, sisestada, eks ju, parima tuleviku kõige säästlikuma või jätkusuutlikuma tulevikustsenaariumi koostamisse, need faktid sisestada, võib-olla siis ta arvutaks välja ka võimaliku lahenduse nendele asjadele, mine tea. Aga oluline on minu meelest ka see, et inimesel on olemas subjektiivne teadvus. Ma ei tea, kui laialt see on looduses levinud, sellepärast, et see on loodusteaduslikult seni täiesti ligipääsmatu ja seletamatu nähtus, just see subjektiivne teadvus. Et praeguse bioloogilise paradigma järgi meil ja mingisugusel võimsal arvutil ei ole sisuliselt mitte mingisugust vahet. Me oleme tehtud eri materjalidest, aga toimime sama põhimõtte järgi. Aga nüüd see subjektiivne teadvus, seda evolutsiooniteooria hetkel veel ei hõlma, et kas meile ainult tundub, et meil on teadvus olemas ja tegelikult seda ei ole, või siis ilmub see teadvus ka tehissüsteemides mingisugusel keerukuse astmel, aga me ei tea täpselt millisel, või on ta olemas juba väga madalatel keerukuse astmetel, ka see ei ole, seda ei saa kuidagi välistada, ühesõnaga me ei tea seda. Me võime arutleda, spekuleerida, aga me ei tea. Aga minu siis usk on, et ka see subjektiivne teadvus natuke aitab meil selle probleemistikuga tegelda, et me võib-olla oleme siiski midagi enamat kui järjekordne eriti tõhus dissipatiivne adaptatsioon. Ja sellega ma muidugi väljusin nüüd eks ju, teaduse või praeguse teadusliku paradigma nii-öelda vaatepiiridest ja riskin oma tõsiseltvõetavusega teadlasena, aga see on puhtalt usu küsimus, aga ma siiski loodan, et inimese teadvus on tõesti reaalne ja samuti, et meil on olemas reaalne vaba tahe, mis samuti on teaduslikult juurdepääsmatu fenomen, kui teda üldse on olemas. Ja samuti meeldib kujutleda, et ka mingisugunegi fraktsioon hoolivusest, armastusest ja teadmiste janust ei ole evolutsiooni ja dissipatiivse adaptatsiooni produkt, vaid midagi rohkemat. Et nii naeruväärselt, kui see ka ei kõlaks, et kõik need nähtused, hoolivus, armastus ja teadmiste janu on teatavasti evolutsioonilise psühholoogia raames väga kenasti ära seletatud kui oma geenide edasikandmise viisid, aga tahaks loota, et äkki see pole kogu pilt. Ja siia lõppu ma panen siis ühe pildi, mille ma juhuslikult internetist leidsin. Need on vist Eesti talupojad ja ma usun, et mitte väga palju rohkem kui 100 aastat tagasi ja mulle see pilt, ehkki ta on täitsa suvaline, on hakanud järjest rohkem ja rohkem meeldima. Et kui me nüüd vaatame seda, mida me siin pildil, kõiki neid materjale, mida me siin pildil näeme ja mida on kasutatud igapäeva
vajalike vahendite loomiseks, siis siin me näeme 100% taaskasutust. Et on puit, vill, lina, eks ju, mingisugused toidud, nahk või on need viisud, aga ühesõnaga kindlasti on ka nahka kasutatud siin. Ja justkui kuskilt jätkusuutlikkuse õpikust oleks need inimesed ja nende kodu välja astunud, kuigi selle pildi eesmärk kindlasti ei ole see, et kõik on loodud elusainest, kõik on ringlev ja need inimesed, uskumatu küll, 100 aastat tagasi suutsid veel elada looduskeskkonnaga tasakaalus ehk nii-öelda ringmajanduses. Ja ma usun, et seda pildi seletuseks ainuüksi ei ole see, et neid inimesi oli toona vähem, vaid nende energiavoog, mis neist läbi voolas, oli ka suurusjärkudes palju väiksem. Ja muidugi teatud määral oli nende elus palju ebamugavust. Antibiootikume ei olnud, mitmesuguseid muid asju, mis kerge vaevaga teevad väga palju head. Ja neid selliseid vahendeid me võiksime hoolikalt tänapäeva teaduse saavutuste hulgast ju tulevikuga kaasa valida. Aga üldpilt võiks olla vähemalt materjalide valikul midagi sellist. Kindlasti mööndustega, et on ka maal praegu palju kasutamata materjale, mis ei ole elu kaudu taastuvad, aga ometi hästi kasutatavad. Ja mulle meeldib ka hästi see, et vähemalt selle härra silmis, kui hoolega vaadata ja soovmõtlemist rakendada, siis ma ei näe ainult kurbust, rõhuva ja ebamugava orjapõlve üle, vaid siiski teatud rõõmusädet. Et uskugem või mitte, aga ka toona ja selliste energiavoogude juures olid inimesed võimelised elust rõõmu tundma ja natuke nalja viskama. Aga nagu näete, siis see lahenduste osa minu loengust jäi kõige lühemaks ja üldsõnalisemaks ja loodame, et see pilt lähiajal siiski paraneb. Aitäh!